Tere spordisõbrad! Tervist! Meil on hea meel tervitada teid kõiki siit päikesepaisteliselt Saaremaalt, kus siis Saare Golf on meid võõrustamas ja siin on aset leidmas tegelikult Eesti suurim golfivõistlus Estonian Amateur Open. Kohal on 10 riigi sportlased ja ligi 100 sportlast on kokku, nii et tegemist on väga suurte golfivõistlustega. Tegemist on küll Amateur Openiga, aga ma tean, et meeste seas võistleb ka Eesti hetke ainus meesproff Mark Suursalu, nii et tegemist on päris vägeva võistlusega. Aga Mark siis võistleb jah väljaspool arvestust, et Eestis teatavasti ainult 2 profisportlast on, kes on siis mõlemad ka Rio de Janeiro olümpiamängude siis kandidaadid. Need on siis Mark Suursalu ja Mari Suursalu. Nagu me teame, siis golf on nüüdsest ju ka olümpiaala, nii et golfis on hetkel selline uus tõus Eestis tulemas. Ma ütleks, et järjest populaarsemaks on golf muutumas ja seda me näeme ka siin võistlusel. Aga kes on siia veel nimekirja pannud Estonian Amateur Openile? Näiteks tuntud korvpallitreener Indrek Visnapuu, mees, kes on siis korvpalliringkondadest kadunud mees, et keegi ei teagi, millega see Indrek täpselt tegeleb. Tuleb välja golfiga. Tuleb välja, et enamus ajast ikkagi golfiga ja golf võtab ju teatavasti väga suure osa ajast, et kes tahab golfi mängida, siis peab kindlasti arvestama sellega, et aega tuleb varuda ja Indrek tundub, et temal praegust aega on ja saab sellega rahulikult tegeleda. Estonian Amateur Openil on ta nimekirja pannud ja pole välistatud, et Indrek ka siin võistlusel kõrgeles mängus sees on. Igal juhul kutsume siis järgnevaks tunniks teid nüüd telerit, et osa saada tõeliselt tugevast võistlusest ja ma usun, et eks siis hoiame pöialt kindlasti eestlastele, aga samas on siin nii Põhja-Iirimaalt, nagu me näeme, Lätist, Türgist, Rootsist. Isegi Taimaalt, nii et igalt poolt on siia võistlused kohale tulnud, nii et kindlasti tasub lainele jääda, aga ennem kui me võistluse juurde asume, oleks paslik teha ka endal üks kiire golfi algkursus. Aga meiega on nüüd ühinenud siis Eesti ainukene professionaalne naisgolfimängija Mari Suursalu, ehk et võib-olla teeksid siis väikese õpetuse või siis õppetunni meile, et kuidas üldse golfi mängida. Kuidas üldse alustada, et millised on need kepid, millega mängitakse seda mängu? Mitu erinevat keppi näiteks on? Golfimängus on siis lubatud mängijal rajale kaasa võtta 14 erinevat keppi, et rohkem ei või. Vähem võib olla, vähemaga saab kindlasti ka hakkama, aga siis 14 on see piir. Ja need kepid jagunevad siis 3 erinevaks. On nii-öelda puukepid, mis siis tänapäeval ammu enam ei ole puust, aga kunagi nad olid, et on sellised suured, suure peaga võib katsuda, on raudkepid ja siis on putter. Et puude ja raudadega siis on eesmärk see pall saada rajal õhku, läbida see rada võimalikult vähese arvu löökidega ja putter on siis selleks, kus lõpus see pall auku veeretada. Aga kas tõesti võistluse jooksul kõiki neid keppe siis kasutab? Jah. Et kõik 14 lähevad käiku, et vastavalt siis olukorrale? Võib-olla 1-2 jääb konkreetse ringi puhul kasutamata, aga üldjuhul läheb jah kõiki vaja. Igal juhul tundub väga põnev. Proovime siis, kuidas neid lööke sooritatakse. Just. Nii, võib-olla alustaks siis sellest asendist, et kuidas üleüldse peaks siis seisma selle golfikepiga? Just, et kõigepealt räägime siis hoidest, et siin kepil on selline kummist osa ehk gripp ja kuidas need käed siia peale tulevad. Kui tegemist on paremakäeliste mängijatega, siis vasak käsi tuleb ülesse poole, siia selle otsa lähedale ja parem käsi allapoole. Just. Ja need käed on omavahel siis selliselt seotud, et vasaku käe nimetissõrm ja parema käe väike sõrm siis seovad. Just. Et oluline on see, et need käed oleks üksteisel lähedal. Siis see kepp läheb maha selliselt, et need triibud, mis siin kepi laba peal on maaga paralleelselt. Enam-vähem õlgade laiune harkseis, põlvedest kergelt alla. Just, põlgest siis kerge kumerdus sees.
ja ülakehast kallutame ennast ette niimoodi, et tagumik tuleb natuke taha ja rind ette. Et selline on siis see golfi asend. Hästi ebamugav alguses, aga toimib. Ja siis liigutus näeb välja selline, et ma näitan siit ühe löögi ette. Et sihtmärgi suhtes ollakse golfis siis küljega. Kui ma tahan lüüa sinna lipu peale, siis keha ja kepp on küljega selle sihtmärgi suunas. On hoie, samamoodi põlvist kõverdatud. Ja kepp liigub siis üles ja alla. Ja pole paha, lendas oma 100 meetrit ära peaga. No nii, aga nüüd ma peaksin siis proovima selle asendi sisse võtta, jah? Jaa, väga hea. Nii, need käed on siin gripi peal. Just, ja põlvedest natuke alla. Hästi. Ja nüüd te näete, Jaan teeb oma ajaloolise esimese golfilöögi. Võib-olla siit sünnib kunagi ka Eesti meistrivõistluste mängija. Ilus. Ja uskumatu. Super. Üle 100 meetri. Väga hea. Ja veel parem kui Jaanil. Tubli lend, aga ikka alla 100. Üldiselt on 2 tulevast profisportlast peale kasvamas, nii et Eesti golfi tuleviku pärast muretsema ei pea. Mis te arvate, kas võib olla algaja õnn või kuidas meil esimene kord kohe nii hästi hakkas minema? Ei, siin on ikka annet ka. Kui raskeks sa muidu sellist punkrit pead löögi suhtes, et kuidas siit välja saada on? Tegelikkuses ei ole see üldse keeruline. See on samamoodi nagu kõigega vajab natuke harjutamist. Aga kuna punkrilöök on ainuke löök golfis, kus tegelikkuses ei lööda palli, vaid palli alt läbi, siis õige kogu see liiva nii-öelda kaasa võtmisel saab selle palli väga lihtsalt siit ka ühe löögiga välja. Ja siis löök näeb välja selline. Et siit nii ilusat liiva lendamise efekti ei saa täna kui kuiva liivaga, aga põhimõtteliselt pärast sellist lööki tavaliselt ma olen näinud, et plaksutatakse. Võib plaksutada küll, et kui see pall lendab sinna greeni peale, siis tõesti oli väga hea löök. Niisiis, nüüd on meil suuremene võimalus teha ka selline väikene eksperiment, et kuna me juba uhkustasime, et me oskame greeni peal lüüa, siis Mari Suursalu, Eesti ainukene professionaalne naismängija on meil vastas ja vaatame siis, kuidas spordisõpradel läheb. Ja, et ma kõigepealt näitaksin siis uuesti selle asendi ja hoida ära, et nüüd see on natukene teistmoodi kui pikal löögil. Et asend on siis selliselt, et pall on põhimõtteliselt vasaku silmaga kohakuti, ehk et ta ei ole asendi suhtes täpselt keskel, aga ta on vasaku silmaga kohakuti, mis tähendab, et jälle ülakehast me peame ette kummardama. Putter tuleb palli taha ja nüüd see liigutus on nagu kellapendel õlgadest liigub see kepp. Et enam ei ole nii palju hoogu vaja, enam ei ole vaja, et alakeha teeks tööd, aga käed, õlad ja see kolmnurk, mis siin moodustub, randmed jäävad täiesti paigale, liiguvad koos nagu kellapendel. Et puttamise puhul on siis eesmärk saada see pall veerema võimalikult lihtsalt, et siin ta ei tõuse õhku. Ja välja näeb see siis selliselt. Nagu veendusite, siis mina seda oskan, aga Jaan peab veel natuke harjutama. Tuleb harjutada, aga miks mitte? Mulle see sport juba täitsa meeldib. Ja augustis toimuvad Eesti meistrivõistlusteni on veel aega ka, nii et jõuate ka puulöögid ja kõik muud elemendid vahepeal kiiresti omandada. Ja. Nüüd on meil hea meel, et Eesti ainukene professionaalne golfimängija on ka koos meiega ja mis siis vahe on amatöörmängijatel ja profimängijatel?
noh, profidel on ikkagi see löögivalik hoopis teine, mis amatööridel, et profidel ei valmista mingisugust probleemi liivast välja lüüa, metsast välja lüüa palli kõrgele, madalale, vinti vasakule, paremale, et suudavad ikkagist nagu väga keerulistest olukordadest ka välja tulla. Millises seisus üldse sinu meelest Eesti golf hetkel on, et siin on nüüd ligi 100 võistlejat kohal, aga amatöörid, et kuidas on, et kas golf on tõusuteel? Jah, ma ütleks küll, et golf on tõusuteel, et kui vaadata juba, kui palju inimesi käib Green Cardil, kui paljud inimesed nagu on mingit moodi golfiga kokku puutunud ja Estonian Amateur Open on ka ikkagist iga aasta nagu kasvanud, et tulevad soomlased siia, tulevad sakslased, ja veel on moodustatud poiste ja tüdrukute koondis, et nüüd käib ikkagist nagu korralik töö ja eks paari aasta pärast ole näha, mis seisus me siis oleme. Teatavasti golf on 2016 aastal olümpiamängudel kavas, et on sul ka Rio de Janeiro plaane? Jah, kindlasti, et selleks oleks vaja profide maailma rankingus kusagil 200 sees olla. Et kindlasti mul on eesmärk võimalikult kõrgele selles rankingus jõuda ja see siis tagaks ka koha olümpial. Ehk teisisõnu, sinu, ütleme siis sportlikud eesmärgid, ambitsioonid on päris kõrged tegelikult. Jah, selles mõttes ma olen küll viimasel ajal või viimaste aastate jooksul üks väheseid, kes tõesti üritab kuskil jõuda ja teeb selle nimel nagu iga päev tööd, et eks vaatame, kuhu ma välja jõuan, aga eesmärk on jah, kõige suuremaid turniire mängida. Mind huvitab veel see ka, et meie alustasime täna siin, me ei ole enne mänginud golfi, aga kuidas sina alustasid, kuidas sina üldse golfini jõudsid? No mul isa mängis ja alguses ma käisin lihtsalt temaga kaasas, korjasin veest palle, müüsin isa sõpradele. Otseselt nagu väga suurt huvi ei tekitanudki, aga siis proovisin mõned löögid ja siis sellest alates olengi kõik oma suved golfväljakul veetnud. Aga milline oleks sinu sõnum võib-olla spordisõpradele, et miks peaks üks spordisõber valima golfi? Et me nägime siin näiteks Indrek Visnaput, kes on teada-tuntud korvpallitreener, aga on valinud ka golfi oma tegelikult selle meelisharrastuseks praegu. No, eks igal ühel ole omad eesmärgid, aga golfimäng on ikkagist nagu väga hea meelelahutus ja see on ikkagist nagu individuaalne, et paned ennast proovile, paned oma oskused proovile ja selles mõttes seda on võimalik harrastada väikestel lastel, pensionäridel, et seda saab kogu perega teha. Aga nüüd me oleme tõesti üles leidnud siis Indrek Visnapuu, tuntud korvpallitreeneri, kes on siis valinud ka golfi üheks oma meelisharrastuseks. Et Indrek, mis selles golfis on siis sellist erilist, et miks sa golfiga tegeled? No, mina vajan väljakutseid selles mõttes igas oma tegemises ja ma arvan, et golf on just selline mäng, mis pakub nagu väljakutseid, et sa tegelikult nagu, sul on see pisikene pall ja siis see loodus ümberringi ja sa pead selle palli sinna auku saama, aga iga kord sul see löök võib erinev tulla ja siis sul on mingisugused numbrid ette antud, mis arvuga sa nagu peaks saama ja siis sa kogu aeg paned ennast proovile, et ma arvan, et see on just see, mille pärast ma seda nii väga armastan. Kaua sa juba golfiga tegelenud oled, et niimoodi tõsiselt? No selles mõttes, et kui ma hakkasin, siis ma hakkasingi suhteliselt kohe üsna tõsiselt, ja mul läheb nüüd 7 aasta läheb, et alustuseks nii kummaline kui see ka ei ole, et minu esimene golfikogemus oli kohe 18 rada golfi, et ma olin sõpradel, käisin Londonis külas ja nad viisid mu golfiväljakule ja seal oli nagu selline pay and play rada, et läksid peale ja mängisin kohe 18 rada. Siis tulin tagasi ja järgmine nädalavahetus tegin Eestis Green Cardi ja nii ta nüüd siis 7 aastat käinud ongi suvel. No kindlasti paljud vaatajad ehmatasid ära, kui nägid, et Indrek on mulle sellise habeme ette kasutanud, et oled natuke ebausklik ka või kuidas siis sellise habemega nüüd? Ei, see on puhas laiskus, puhas laiskus, et siis kui
kadus ära see hetk, et pidid nagu teleriekraanil ja rahva seas rohkem liikuma, et siis tuli laiskus peale. Aga kuidas hetkel on? Võtame tänase päeva, et kumb rohkem südames on siis, kas korvpall või golf, et kui sa siin golfiväljakul oled, et golf on ka vist päris südamelähedaseks saanud. Jaa, aga see on ikkagi teistmoodi, ütleme, et kui visata nii-öelda õhku mingisugune küsimus, et kui Eestis oleks võimalik nagu 12 kuud golfi mängida, et siis läheks võib-olla keeruliseks. siis peab hakkama mõtlema, et kuidas nagu aega jaotada, aga kuna Eestis on ikka golfi saab mängida nagu suhteliselt lühikese perioodi ja selles mõttes mulle ju hästi sobitub, et korvpallis kuumad ajad on, ütleme seal augustist mai lõpuni ja golfis kuumad ajad on juuni-juuli, et selles mõttes nagu saab aega jagada. Lõpetuseks võib-olla sa oskad öelda ka spordisõpradele sellise sõnumi kehakultuurlasena, sest tegelikult minule kehakultuurlasena tundub see, et see on üks parimaid spordiharrastusi sellepärast, et mõnikord võib sport ka eluohtlik olla, aga näiteks golfi juures just vastupidi, see liikumine on ju ülimalt tervislik igas mõttes. Jaa, selles suhtes kindlasti tervisespordina on ta, ma arvan, ülihea. Sa oled 4,5, vahel 5 tundi, okei, mõnikord mängid lühemalt selle ringi, aga sa oled ju värskes õhus kogu aeg ja teine asi, sa kogu aeg liigutad nii-öelda, üks asi on kõndimine, teine asi on nii-öelda kere liigutamine selle löögi käigus, nii et sa hoiad oma lihased toonuses ja kopsud ka, ja siis kui nii-öelda kes otsib sellist, kuidas ma siis ütlen, kehakaalu teemat, siis see on kõige parem pulsisagedus, kui sa siin golfiväljakul ringi liigud, seal kuskil 100-120 seal vahemikus pulsisagedusega kõige paremini nii-öelda rasvad kaovad ära. Kuigi aeg oleks nüüd nii kaugel, et tuleks alustada Estonian Amateur Openi jälgimisega, siis kahjuks seda veel teha ei saa, sest ööl enne teist võistluspäeva tabas Saaremaad suve suurim torm. Pool ööd sadas nagu oavarrest ning golfareid tegi murelikuks ka pidev müristamine ning pikne. Äikesetorm ja vihm ei vaibunud ka hommikuks. Saaremaa niitväljad pidi tööga vastu võtma suurema veekoguse, kui nad eales enne saanud on. Vihma tuli nii palju, et mitmed rajad muutusid hommikuks täiesti mängukõlmatuteks. Liivapunkrid olid niigi rasked mänguelemendid muutnud üleöö väikesteks tiigikesteks. Mitu rada eesotsas 8. ja 6. olid lausa läbimatud. Kohtunike esimene otsus oli lükata teise päeva algus edasi tunni võrra, hilisemal vaatlusel veel lisa 3 tunni võrra. Võib öelda, et loodus jõudude vastu ei saa ja peakohtuniku käest on nüüd hea küsida, et miks siis on start 3 tundi edasi lükatud? Stardi olime sunnitud edasi lükkama väga lihtsal põhjusel, et öössel toimunud äikesetorm tõi nii palju vett maha, et siin väljakul pole nii palju vett nähtud. Ja täpselt samamoodi nagu kanalisatsioon Tallinna tänavatel ei suuda vett ära viia, ei suuda ka väljaku kanalisatsioon seda vett korraga vastu võtta, et läheb veidi aega ja loodame, et väljak taheneb ja siis saavad mängijad nautida golfimängu. Kas oli ka hirmu enne võistlust, et selline asi võib juhtuda, et on siin nii enne juhtunud? Ei, hirmu nagu küll ei olnud selles mõttes, et ilmaprognoosi me jälgime. Kahjuks on ilmaprognoosid väga muutuvad, ilm ei ole täppisteadus ja nii suurt sadamete kogus selle väljakul korraga maha ei ole tulnud varem. No mängijad tegelikult kiidavad seda väljakult tohutult, ütlevad, et see on Eesti parim ja siin on kõik nagu ideaalne, aga kas on võimalik neid väljakuid ka projekteerida siis niimoodi, et see veefaktor nii palju rolli ei mängiks? No alati on tegelikult küsimus otstarbekuses. Loomulikult me saame teha ühe hästi suure augu, kuhu kogu see vihm läheb korraga sisse. Aga kas sellel nagu mõtet on, kui seda vihma sajab ühe korra niisuguses koguses 100 aasta jooksul? Et ka tänavatel on siiski mingid optimaalsed standardid ja väljak on selles mõttes projekteeritud tegelikult väga hästi, et isegi peale sellist vihma kriinidel neid probleeme näiteks ei ole. Probleemid on pigem fairwaydega ja sellega, mis toimub fairwayde vahel. Et vesi on nagu liiga sügav, inimesed saavad märjaks, kaotad oma palle, tuju läheb halvaks. Pole mõtet, kui on võimalik väikese pausiga see kõik likvideerida, selline halb emotsioon. Kui tihti üldse golfivõistlustel juhtub seda, et ilmastiku selliste vingerabusside tõttu peab võistluse peatama või natuke edasi lükkama? Ütleme niimoodi, et see tegelikult, et sellise nagu lihtsalt vihma tõttu võistlus peatatakse, on suhteliselt harv nähtus.
küll on ilmastiku tingimus nimega äike, mille puhul peatatakse koheselt, sellepärast et golfikepp on mingil määral sarnane pikse vardaga ja inimeste elud on meile ikkagi tähtsamad kui mingi mäng. No kuidas sa praegu iseloomustaksid seda rada, et kirjelda võib-olla just seda 8. augu juures, et seal siis on juba väiksed tigikesed tekkinud, ma saan aru? No ütleme nii, et inspekteerides hommikul rada oli päris muljetavadel vaadata need tegelikult sellised veesilmad annavad sellele fairway'le ja rohelisele murule väga palju juurde ja kohalik linnupark on koheselt avastanud uued tiigid ja võtnud nad omaks. Aga siis ei ole muud, kui vaatame siis, mis seis on 3 tunni pärast ja siis saab vast juba alustada. Ja, lootus on ja ma arvan küll. Paraku ei läinud ilm paremaks ka 3 tundi hiljem ja ilm läks hoopis hullemaks. Vihma sadas juurde ja Estonian Amateur Openi peakohtunik tegi resoluutse otsuse. Laupäevane võistlus katkestatakse ja võistlus jätkub pühapäeval ning võistlustules on edasi esimese päeva paremusjärjestuse põhjal 45 meest ja 15 naist. No peakohtuniku otsus tegelikult täna oli siin päris karm ja võib öelda, et õiglane, sellepärast et tõepoolest ilm on küll imeilus praegu, aga kuna väljakud on vett täis, siis otsustatigi, et ainult 45 meest ja 15 naist homme jätkavad ja tänaseks on võistlus läbi. No rajameister on meil siin, et kui nüüd see 100 inimest läheks sinna väljakule, siis kas tõesti on see siis ohtlik ka rajale, et lõhuvad raja ära? Eks ta kuigi palju on kindlasti ohtlik ka rajale, aga teine asi on muidugi see, et tahetakse luua nagu võistlejatele võimalikult nagu tasaseid neid võistlustingimusi. Kui ühed lähevad praegu, ütleme, sellise hästi märja väljakuga, aga viimased stardivad 6 tundi hiljem juba, siis neil on nagu hoopis paremad mängutingimused. Selle ajaga väljak jõuab kuivada juba väga palju ja see nagu ei loo nagu võrdseid tingimusi kõigile ja eks see on ka üks asi, mille pärast nagu see asi ära jäeti. Ja teine on muidugi see, et kogu aeg need päikesepilved keerutavad siin ümber, et kui siin 100 inimest on korraga väljakul ja äike tuleb peale, et see peab olema nagu korraldatud niimoodi, et kuskil 5–10 minuti jooksul peab olema nagu väljak mängijatest tühi, et ei oleks nagu eluohtliku situatsiooni ei tekiks, et keegi saab pikselöögiga pihta või midagi. Samas siin täna oli ikkagi väike selline intriig ka üleval, et tõesti juba poisid läksid omavahel nagu tülli, võib öelda, et üsad tahtsid mängida, teised ei tahtnud, et kuidas siis teie selline objektiivne hinnang oleks selle olukorrale? Noh, eks neid intriige on alati ja nii palju, kui on inimesi, nii palju on ka neid arvamusi, et samas muidugi golf ongi selline ala, mis nagu väga palju on nagu ilmastikust kinni ja sa mängidki sellise ilmaga nagu parasjagu on. Aga muidugi see on reegel, et äikesega ei tohi mängida, et see viimased kogemused näitavad, kui Saksamaal vist 3 inimest sai surma ja Rootsis olid ka mingid pikselöögiga nagu pihta saanud golfarid, et see löögihetk, kui sa selle raudkepi sinna üles tõstad, see on täpselt nagu pikse varras, et sellepärast nagu on ka... Ja Jaan, sina jalgpallurina kindlasti mäletad seda situatsiooni, kus omal ajal siis Aafrikas 2 võistkonda mängisid, üks võistkond sai väljaku peal surma ja teine võistkond jäi ellu ja ühel võistkonnal lihtsalt olid siis need raudkorkidega putsad ja teisel olid siis teine võistkond jäi ellu, nii et selline juhus. No me oleme täna päris palju rääkinud siin erinevate mängijatega ja tegelikult inimesed, kes on siis golfi harrastanud aastaid ja aastaid, ütlevad, et Saaremaa väljak on Eesti parim. Et kuidas teie hindaksite, et tegelikult see on ühe soomlase projekteeritud ja kõik kiidavad, et tegemist ongi täieliku geeniusega, kes oskab kõige paremini vist siin kandis seda väljakut ette valmistada? See on Lasse-Pekka Tilanderi joonistatud väljak ja ta on tõesti üks Soome hinnatumaid golfiarhitekte,
ta on ainukene Soome golfiarhitekt, kes on nagu võetud vastu Euroopa golfiarhitektide liidu liikmeks, et see juba räägib enda eest ja tõesti alati, kui ta siin Saaremaal käib, siis ta ütleb ka selle kohta, et see on Eestimaa pärl nagu. Et noh, et kõigile enda tuttavatele ja külalistele tahaks just seda Saaremaa väljakut näidata ja noh, minu meelest ta on nagu, osa ütlevad, et ta on väga raske väljak, aga kuna meil siin ei ole mingeid kõrguste vahesid suuri ega midagi, siis peabki olema see raskusaste tekitatud nende rohkete veetakistustega, kõrgete niitudega, mis nagu radade ääres on, et sa pead nagu püsima seal raja peal, et saad nagu korralikku tulemust mängida ja üks asi, mis veel nagu annab sellele väljakule oma siukse ilme, on see, et ta on nagu niivõrd hästi loodusesse sulatatud. Et kuna meil ühel poolt väljakut on meil see Linnulahe looduskaitseala ja teisel pool on Põduste jõgi, et siis ta ongi nagu siia vahele surutud ja ta peabki nagu selle loodusega nagu ühilduma ja sellest on tõesti väga hästi see arhitekt nagu õnnestunud. Aga siin Estonian Amateur Open võistluse raames peetakse ka väikene lastevõistlus ja tegelikult lapsed ongi väga oluline märksõna Eesti golfi arengus, sellepärast et kui me võtame selle Kuressaare golfikeskuse, siis siin on kuuldavasti Kuressaare gümnaasiumi õpilased väga tihedad kliendid ja nad on teinud omale mingi 170 last on teinud ka green card'i ära, nii et siit võib neid talente sündida küll. Ja nagu ütles abilinnapea, siis need 170 on küll green card'i teinud, aga veel rohkem on neid, kes selle algkoolitus on kätte saanud ja baastööd teada saanud, nii et see on golfile küll väga kasulik. Absoluutselt ja tegelikult golf on ka laste jaoks ideaalne baas. Siin golfi etikett näeb ette nii ausat mängu, viisakust ja kõike seda siis õpetatakse lastele ja soovitame kindlasti oma lapsed golfitrenni panna. Just. Aga vaatame siis, mis selliste emotsioonidega Kuressaare lapsed siin golfi mängivad. Tere, Neiu! Kuidas su nimi on? Ketlin. Ketlin, kuidas sulle golfimäng meeldib? Hästi. Kui vana sa juba oled? 7. Ja kui palju golfi mänginud oled juba elus? Mitu korda? Päris palju. Tundub, et sul löögid tulevad hästi välja, nii et sa oled päris palju mänginud, aga kas vanemad ka mängivad golfi või kuidas sa leidsid siia golfiväljakule? Mu isa mängib golfi. Okei, ja kuidas ta on? Ta ütleb, et hakka sina ka mängima või mis isa on sulle öelnud? Pole midagi öelnud, aga ma tahtsin ise siia tulla. Väga tubli, aga loodame, et sust saab tugev golfimängija. No vot, siin on küll üks jube andekas tüdruk, et mulle tundub silma järgi vaadates, et tõeline golfitalent on siin sirgumas, kuidas su nimi on ja kui vana sa oled? Mu nimi on Karola Soe ja ma olen 10-aastane. 10-aastane, kui palju sa juba golfiga oled tegelenud, mitu aastat? See on 4. aasta praegu. 4. aasta, nii et juba 6-aastaselt toodi sind siia mängima. Kas vanemad tõid või kuidas sa üldse sattusid 6-aastaselt golfi juurde? Lihtsalt mu ema ja isa mängisid golfi ja siis ma tahtsin ka proovida. No selge, loodame, et siit üks golfitüdruk on sirgumas jälle ja vaatame siis, kuidas 10-aastane noor Saaremaa tüdruk palle lööb. Paremini kui Jaan igal juhul. Üks golfispetsialist on kohe siin. Kas võib öelda, et tegemist on tõesti väga andeka tüdrukuga, et vaadates neid lööke? Karola näol kindlasti, et Karola on 4 aastat käinud siin golfi mängimas ja vanemad mängid golfi, et eks need on ka head eeskujud. Ja tema siis selle löögi näol, et 10-aastasena nii loomulikult juba palle lüüa, et kindlasti on golfis nagu tulevikku. Aga kuidas siis on? On siis ikka, kõik räägivad, et golf on nii populaarseks läinud, on siis populaarsemaks läinud? Absoluutselt, et neid uusi mängijaid tuleb kõvasti peale ja on Eesti Golfiliit on tegemas sellist tõsist talvist nagu sellist promotööd koolides, kus siis tutvustatakse golfi lastele ja väga meeldib, et ka nüüd on hakanud treenides käima eelmise talve siis selle promotöö viljad nii-öelda. Siis, kui väljak nagu valmis, see oli 2008. aasta juba sellest sügisest kooliaastast hakkas Kuressaare gümnaasium
valmistame gümnaasiumiklassidele hakata jagama golfi algõpetust. Selle 4 aasta jooksul on sealt Green Cardi saanud 176 õpilast. Tegelikult loomulikult pea sama palju iga aastaselt tuleb neid, kes selle algõpetuse kätte saanud on, mitte kõik omal Green Cardi ei tee. Kuid eelkõige on see ikkagi lastekasvatust ühest küljest sellest, et nad mõistaksid, mis asi on golf, mis on golfi eetika. See, et kõik on võrdselt üksteist respekteerivad, kuidas kasvatatakse väärikust. See on üks selline spordiala, mis kindlasti ei jookse mööda külge mööda mitte ühelegi. Ükski selline suur golfiüritus ei saa toimuda ilma toetajateta ja Ernst & Young igal juhul on oma õla alla pannud sellele golfi Amateur Openile ja miks siis Eesti golfiliitu toetate? Miks me toetame sellepärast, et kui me paar aastat tagasi vaatasime, et golfi populaarsus Eestis ja võrdlesime meid siis põhjanaabritega Soome, Rootsiga, siis no ütleme nii, et arenguruumi on. Et golf on iseenesest rahvasport, see ei ole absoluutselt elitaarne spordiala, aga vajaks laiemat tutvustamist ja sobib seenioritest juunioritena. Et see oligi üks põhiline ja peamisi põhjuseid. Aga kui nüüd vaadata golfi kui spordiala ja siin Ernst & Youngi kui audiitorfirmat, et kuidas nad üldse kokku sobivad, et kas sobivad ikka? No sobivad küll selles mõttes, et golf on tegelikult väga ettevõtlik spordiala ja rahvusvahelistelt mängijatelt kogemuse hankimine on üks eesmärk omaette. Et samamoodi golf on väga aus spordiala ja audiitorkonsultatsioonid ja audiitorteenused peavad oma olemuselt olema väga läbipaistvad ja ausad ja selle tõttu ta sobibki meile. Aga me alustame selle võistluse kommenteerimist koos Jaaniga nüüd, kui algamas on 3. võistluspäev ning võistlustules on esimese päeva paremusjärjestuse põhjal 45 meest ja 15 naist. Pilk paremusjärjestusele ütleb, et esikohal on Johannes Tideris, kes esindab Saksamaad. Tema tulemuseks on hetkel 4 üle parri. Teist ja 3. kohta jagavad eestlased Egeti Liiv ja Marten Palm. Mõlemal on kirjas tulemus +5. Edasi jagavad 4. kuni 6. kohta Teemu Toivonen Soomest, Enn Pääro Eestist ja Karril Lehto Soomest, kellel kõikidel kirjas tulemus 7 üle parri. Edasi Jani Hiadanen tulemusega +8, Erko Täht +9 tulemusega ja siis juba kaugekülaline Türgist Hassan Ceylan, kellel tulemuseks +10. Sama tulemus on veel Robert Pärnal Eestist ja Jari-Pekka Heinol Soomest. Itaalane Giovanni Costatino on 12. kohal tulemusega +11 ja tuntud korvpallitreener Indrek Visnapuu jagab siis 13. kuni 15. kohta tulemusega +12. Muide Eesti parim golfimängija, ainuke professionaalne golfimängija Mark Suursalu, kes teeb kaasa väljaspool arvestust, on tulemuse teinud +9, nii et Indrek Visnapuu kaotab talle ainult 3 löögiga. Aga vaatame üle ka naiste paremusjärjestuse. Esikohal on hetkel siis lätlanna Mara Puisite, kellel tulemuseks +6. Järgnevad 2 soomlannat, Leena Makkonen ja Jenni Soikeli tulemusega 7 üle parri. Edasi Emilia Ottela Soomest ja esimene Eesti naine Annika Meos hetkel siis jagamas 4. kuni 6. kohta koos Annika Nügeneniga. Järgnevad veel Krista Puisite, Merlin Palm, Emma Sandberg ja Mari Hütsi. Ja tõepoolest, et naiste liiderkolmik siis on alustamas võistluspäeva. Jah, rajal on tulemas siis Mara Puisite ja Leena Makkonen ja Jenni Soikeli, et hetkel nemad liidrid on, Mara siis 6 lööki üle parri ja liider. Ning jah, 2 soomlannat siis Leena Makkonen ja Jenni Soikeli on vaid 1 löögi rohkem teinud, nii et selles mõttes võiks öelda, et nendel kõigil on siin võimalused tulla võitjaks. Mara eelmine aasta võitis selle sama võistluse ja päris ülivõimas ta oli. Avapäeval näitas ka seda nii-öelda liidrikohustust ja juhtimas ta on. Vaatame, kuidas tal läheb siis finaalpäeval. Nüüd aga meeste võistluse juurde. Järgmistes kolmikutes osalevate võistlejate vahe liidriga on niivõrd väike, et neist igaüks võib tänavuse Estonian Amateur Openi võitjaks tulla. Meil siin järgmise kolmiku moodustavadki soomlane Jani Hiadanen, kes mullu oli siis Amateur Openil 6, eestlane Erko Täht ning kaugelt tulnud türklane Hassan Ceylan.
Ja kindlasti golfisõbrad juba uurivad, et Eesti ainuke meesproff Mark Suursalut, mis on siis temast saanud? No Mark meil avapäeval tegi kaasa, aga viimasel võistluspäeval ta kaasa ei tee. Ta tegi küll väljaspool arvestust siis võistlust kaasa, aga ma usun, see oli talle sellise hea treeningu eest. Näeme siis Erko Täht alustas võistlust rauaga, et paljud on siin nii-öelda siis puukepiga läinud võistlust alustama siin par 5 rajal, mis meil esimene rada on, aga tema alustas siis rauaga. No tundus küll, et nii Hiedanen kui ka Täht jäid oma esimese löögiga rahule ja nüüd siis türklane, kaugekülaline Hasan Ceylan oma avalööki sooritamas. Ja tundus, et ka türklase löök on täiesti tasemel, nii et näoilmest võib välja lugeda, et jäi löögiga enam-vähem rahule. Aga meeste eelviimane kolmik eesotsas oma esimest suuremat võitu püüdva Teemu Toivoneniga on ka nüüd võistlust alustamas. Need mehed alustavad viimast päeva siis kõik ühelt pulgalt, olles avapäeva läbinud 7 löögiga üle pari ning liidrist Johannes Tiederich siis sakslasest on nad siis maas 3 löögiga. Nii on ja väga huvitava löögiga siis Pääro igal juhul alustab, et kuidagi ebakindel oli see, kas oli seal tasakaalust väljas igal juhul, see asend ei olnud päris hästi fikseeritud. Nüüd siis Lehto ja Lehto nagu öeldud avapäeva järel 7 lööki üle pari. Vaatame, kuidas tal läheb. Natukene liiga kaldus see löök paremale, aga lisalööki ta tegema ei hakka ja jääb nii. Ja nüüd siis liider kolmik, eestlaste suuremad lootused on just siin. Näeme sakslase Johannes Tiederichsi lööki, avapäeva järel liider 4 üle pari, kuid eestlased Egeti Liiv ja Martin Palm, nagu enne öeldud, on siis temast ainult 1 löögi maas. Ja liider kolmik siis nagu näha on üpris nooremapoolne ja igal juhul tundub, et väga tahtmist täis. No loodame, et siin Eesti poistel õnnestuvad kohe esimesed löögid väga hästi ja võib-olla saavad siin esimese rajaga juba Tiederichsist mööda või saavad kättada. Ka Egeti Liiv alustas siin rauaga, nii vaatame, mida teeb Martin Palm. Martin teeb siin löögi imiteerimise liigutuse, väike keskendumine ja võistlus algab. Rahvas igal juhul aplodeerib, nii et olid kõik löögiga rahul, aga Martin Palm alustas tegelikult üsna hea löögiga ja lõudis ka esimesena greenile. Nüüd me näeme, et Johannes Tiederich, senine liider, ei ole hommikul päris üles ärganud, et üsna napilt üle augu hüppab see pall siit, nii et ei ole õnne ka, võib öelda Tiederichil täna hommikul. Jah, et nüüd me näeme siin Egeti Liivi lööki, läks tal ka sinna greenist üle ja saab nüüd ilusti greeni peale vähemalt. Aga samas võib ka öelda, et ka temal ei õnnestunud võib-olla see päris 100%. Nüüd Martin Palm siis vaatame, kuidas tema siin greeni peal hakkama saab. Kõige kiiremini ta greenile sai ja esimene puttamine ja jääb puudu, jääb selliseks napiks, et mehed ei ole päris üles ärganud veel. Jah, tundub küll, et ei olnud õnne siin meestel ja Egeti Liiv, ka tema löök ei lähe auku, nii et nüüd siis Egeti Liiv +1 selle raja pealt. 1 löök üle parri. No Tiederich, kui nüüd auku lööb, siis tema suudab +5-ga ehk siis 5 lööki, mis on selle raja peale ette nähtud, sellega selle rajaga läbida. Ehk siis parriga, jah. Vaatame, mida teeb Tiederich. No siin oli näha, et Palmil ebaõnnestus esimene puttamine, samamoodi ka Egeti Liiv. Mida teeb liider?
ja taas hüppab üle augu ääre, nii et tõesti sama nagu oli ka eelmine löök tal, et väga napilt. Mees ka ise muigab, et väga lihtsad eksimused on siin tulnud järjest ja ma usun siit ta nüüd ei eksi. Jääb tal siis tulemus 1 üle parri sellel rajal avapäeva alustuseks. Aga see tähendab seda, et tegelikult Martin Palm, kes nüüd läheb oma järgmist lööki sooritama, tal on võimalus tõusta liidriks koos Tiderissiga ja nii see on. Martin Palm läheb liidri kohta jagama. Läbis siis Palm esimese raja parriga ja liider uus on Martin Palm koos Johannes Tiderissiga +5 hetkel mõlemal. Ja Egeti Liivi siis +6 hetkel 3. kohal. Nagu esimesest rajast näha oli, alustas siis kõige paremini Martin Palm ning Palmi hea hoog ka esimestel aukudel jätkus. Seevastu täiesti koost lahti oli avapäeva liidri Johannes Tidericsi mäng, kes siis kukkus robinal mitmeid kohti kohe. Aga pilk tabelile näitab seda, et peale 3 rada on siis liidrid eestlased, juhtimas Martin Palm ning Egeti Liiv tema kannul 2. kohal jätkab tabelis siin Johannes Tideriss, Teemu Toivonen, Jani Hiadanen, Erko Täht, Hassan Ceylan, Lehto Pärna, Pääro ja Visnapuud me selle tabeli pealt enam ei leia. Aga kui vaadata naiste arvestust, siis naiste arvestuses on liidriks tõusnud teisena alustanud Leena Makkonen, kelle hoog on ikka väga muljetavaldav olnud. 6 raja järel on ta siis koguni parrist 2 lööki vähem löönud, nii et tema hoog on küll väga muljetavaldav. Ja näeme, et ta on tegelikult siin peale 6. teinud ka 2 birdit, et nii 2. kui ka 5. rajal on ta suutnud lüüa alla parri pallid sisse. No ja siin on näha, et temaga koos siis Mara Puisite on samamoodi 2 birdit löönud ja tundub, et naiste arvestuses läheb küll võitja välja selgitamiseks, siin kõvaks rebimiseks Makkoneni ja Mara Puisite vahel. Võistluspäev kestab siis väga pikalt ning kogu päeva on olnud väga rasked olud. Vahepeal hakkas ka vihma sadama nagu oavarrest. Tõesti väga pikk võistluspäev on selja taga. Siin on näha ka, et mitmed võistlejad on riideid vahetanud vahepeal. Siin oli kõva sadu, tuul on mänginud terve päeva, nii et ütleme nii, et vapralt on vastu pidanud meie võistlejad. Aga pikk võistluspäev on siis jõudmas nii kaugele, et me liigumegi pildiga nüüd viimasele otsustavale rajale, kuhu on jõudmas tegelikult kohe naiste kolmik Krista Puisite, Merlin Palm ja Emma Sandberg. Ja kui nemad on oma pallid auku löönud, siis edasi juba on siia jõudmas ka Ottela Meos-Nüganen ja siis juba liider kolmik naistest. Aga esimesena me näemegi, et siis Emma Sandberg on oma lööki nüüd greenile sooritamas. Löök sooritatud ning vaatame, kuhu maandub. Ja maandub väga ilusti greenile. Absoluutselt, ja sealt on nüüd küll suurepärane võimalus tal ka 4 löögiga, ehk siis nii nagu ette nähtud, par 4 on see rada siis, et 4 löögiga pall auku lüüa. No Merlin Palmil on nüüd siin päris raske situatsioon, sest tema pall kukkus tegelikult sinna punkerisse, aga nagu me pildist näeme, siis pall on seal raskes kohas, et sealt ei olegi võimalik seda lüüa praegu. No tavaoludes ta sellisesse kohta minna ei saa, et meil on siin väga rasked olud olnud, vett oli nii palju, et punkri sisse tekkisid sellised liivakurud ja ta jäi sinna vahele lihtsalt kinni. Ja Merlin Palm siis oma lööki praegust sooritada ei saagi, jääb ootama siis peakohtuniku, kelle abiga siis loodetakse, et saab selle palli ilusti õige koha peale panna. Vahepeal siis ilmselt sooritavad oma löögid ära siin Emma Sandberg ja Krista Puisite, et Merlin Palmil tõesti läks siin õnnetult, aga see pall tuleb panna lihtsalt teise kohta paika ja mäng läheb edasi. Ja, et tegelikult sealt lüüa ühe löögiga see pall greenile ja greenilt auku ja kokkuvõttes Merlin Palmil polegi mitte midagi hullu, ta saaks ikkagi 4 löögiga nagu ette nähtud palli auku, aga nüüd järgmisena siis läheme juba greeni pealt, kuidas Krista Puisite valmistub siis puttamiseks. Krista on siis eelmise aasta 2. Sel aastal ta päris võidu eest võitlemas ei ole, aga siin poodiumi koht võiks tal soolas olla küll. Eksis siis esimesel puttamisel, aga nüüd 2 on päris lähedalt, et ilmselt see läheb sisse ja nii on, nii et +11 jääb siis tema lõplikuks tulemuseks. Kui eile läbis ta raja või esimesel päeval raja 81 löögiga, siis nüüd 74 löögiga ja Emma Sandberg
lööb ka oma palli auku, nii et temale jääb siis lõplikuks tulemuseks 22 lööki üle parri. Kui ta oli siis esimesel päeval 82 lööki ja teisel päeval 84. Nüüd on kohale jõudmas ka peakohtunik. Julgel sammul sammub ta siin Merlin Palmi juurde ja kohe näeme, mis nad otsustavad. Ja tõepoolest Merlin Palm, kes siis Niitvälja golfiklubis peamiselt treenib, tegelikult juhul, kui ta nüüd peaks lööma siit ilusti greenil ära selle punkrist, selle palli ja siis ka auku, siis tegelikult ma usun, et tal on täiesti võimalus täna siin veel jõuda medalikonkurentsi ehk siis 3 parema hulka. Jah, siin praegu Krista Puisitega ta just võistlemas on ja seni nad üpris sarnase hooga tulnud on siia, et kui nüüd Merlin suudab parriga selle raja läbida, siis võiks tulla küll siin poodiumi koht. Natukene jääb see löök nüüd liiga tugevaks, aga tegelikult tõesti sealt on suurepärane võimalus nüüd see pall auku lüüa ja siis olekski tegelikult Merlin Palmil ja Krista Puisitel ühe palju punkte, et mõlemal siis pluss 11 ja nii on. Ja lööb ära, et väga ilusti päästis ennast sealt punkrist välja ja greenil siis juba lõi ära, on näha ka, et Merlin on õnnelik. No tegelikult väga tubli teine päev ja teise päeva ta läbis siis 73 löögiga, mis oli üks löök ainult üle raja parri, nii et kokku siis pluss 11 temale 2 päeva peale. Ja et kui Krista Puisitel siis oli 81 lööki esimesel päeval ja Merlinil 82 lööki esimesel päeval, siis teisel päeval nüüd Merlin lõi 73 lööki ja Puisite 74, mis tähendab seda, et kokkuvõttes peaks Merlinile siin kuuluma siis ka pronksmedal sellelt võistlustelt. Aga nüüd siis lähenevad viimasele augule võistluste liidrid, need on siis Leena Makkonen ja Mara Puisite, kui Makkonenil on tulemuseks kirjas praegu 8 üle parri, siis Puisitel 9 üle parri, nii et siin võib lõpus veel olukord muutuda. Jah, kui nüüd siin peaks Mara Puisite suutma näiteks birdiga selle raja läbima, siis no ütleme nii, et võib tulla lausa play-off siin. Nii see on, et igal juhul on siis Mara Puisitel praegust vaja lüüa ilusti greenile see ja võimalikult lähedal augule. Mara Puisite saab siin hakkama tõeliselt hea löögiga ja nüüd on küll Lätlannal suurepärane võimalus võtta teist aastat järjest Estonian Amateur Openi võit, sellepärast et see oli väga hea löök. Chippas ennast väga ilusti sealt kõrgema rohuse eest ilusti greenile ja noh, ütleme nii, et see teeb Leena Makkoneni jaoks olukorra pingelisemaks. Vaatame, kuidas Leena hakkama saab sellega. Näeme, et ka Leena on siin päris greeni ääre peal. Et väga palju sõltub nüüd sellest Leena Makkoneni löögist, et kui see peaks nüüd võimalikult augu lähedale maanduma, et siis on ka Makkonen võitja, aga kui see löök ebaõnnestub, siis on suurepärased võimalused Mara Puisitel. Aga see Leena Makkoni löök ei olnud päris see, mida neiu kindlasti lootis, et jah, üsna hea löök ja päris augu juures, aga siiski Puisitel on siin võimalus ju praegust ühe löögiga vähem hakkama saada, ehk siis birdiga hakkama saada ja Makkonile jääb siit siis parr, kui nüüd läheks neiud oma pallid auku saavad. Aga vahepeal siin Jenni Soikeli lööki näeme ka, kes siis tänast päeva alustas tegelikult väga kõrgest mängust, et oli ka teist 3. kohta jagas. Oli tal ju hommikul siin pluss 7, ehk siis sama tulemus, mis Makkonenil, aga praegust on temal juba on tal pluss 16, kui ta selle löögi ära sooritab. Ja hüppab augu pealt. Keerab välja ja siin ei olnud Jenni Soikelil õnne. Nüüd kindlasti siit lähedalt suudab ära lüüa ja lõpetab siis võistlused tulemusega 17 üle raja parri ja hetkel 6 koht ja tundub, et see jääb ka tema lõplikuks kohaks. Nii see on, aga nüüd siis tõesti tõsine duell Mara Puisite ja Leena Makkoneni vahel, et juhul kui nüüd Mara Puisite Lätlanna lööb selle palli auku, saab ta siit kirja birdie ja sel juhul peab kindlasti ka Leena Makkonen sisse lööma. Jah, ja siis oleks
võrdne punkti arv neidudel ja siis tuleks teha tõenäoliselt ümber löögid, aga vaatame kõigepealt selle löögi ära. Uskumatu, niimoodi keerab välja ja ei ole õnne siin Maarapuisiitel. Ja... Nagu oleks mingi kaan peal sellel augul, et teine löök järjest keeras välja ja Maarapuisiitel tõepoolest väga kurb kindlasti on nüüd lätlanna, et mullune meister. Nüüd lähilöögi lõi siis ilusti sisse ära ja nüüd peab ootama, mida teeb Leena Makkonen. No Leena peab nüüd siis palli auku lööma, sel juhul oleks tema Estonian Amateur Openi võitja. Tuleb öelda, et täna on Leena Makkonen väga hea soos olnud. Kõik pealtvaatajad hoiavad hinge kinni ja Leena Makkonen teeb oma löögi. Ja palju augus ja Leena Makkonen, soomlanna, on Estonian Amateur Openi võitja ja tõepoolest Maarapuisiitel küll võib olla päris kurb meel, et läks neiu ja üsna vihase näoga, et ei suutnud ta siis lõpus ära realiseerida birdit. Nagu mainitud, siis teine päev oli see, mis Leena Makkoneni edule aluse pani ja teisel päeval siis 73 lööki, 1 löök üle rajaparri, kokku siis 8 lööki üle rajaparri. Et Leena oli täna väga hea ja võib öelda, et vääris oma esimest sellist suurturniiri võitu. Jah, et kui Maarapuisiite sai siis teise koha ja 9 üle parri, siis tegelikult Merlin Palm, eestlanna, sai siis 3. koha ja 73 lööki ta täna kokku selle raja peal tegi, täpselt sama palju nagu Leena Makkonen, nii et tegelikult Merlin Palm, kes siis kokkuvõttes sai tulemuseks 11 üle parri, igati vääris seda 3. kohta. Esikolmik siis Leena Makkonen Soome, Maarapuisiite Läti ning Merlin Palm Eesti. Ja nüüd on meil siis suurepärane võimalus vestelda natuke ka naiste võitja Leena Makkoneniga. Leena, congratulations on your first big amateur win. How does it feel? I don't know. It's pretty great. I haven't even yet. I don't know even yet myself that I have won this competition. It is pretty great. The first day was there was more wind than today, and the course was very good. Although today it was really wet on the back nine because there was so much raining, but the course was very beautiful and very nice to play. And my own game was a little bit lost on the first day, and I was a little bit surprised that I was second place after the first round. And today it was a little bit easier to play, and it was very nice to be on the course. And there was a few bad shots, but I hit very well, and my putting was good, and everything was fine. Kui naistevõistlus oli selline, siis meestevõistluse käigus ei suutnud kahjuks võistlust hästi alustanud eestlaste lootused Martin Palm ja Egeti Liiv seesugust hoogu hoida ning eestlaste asemel tõusid liidriteks noored soomlased mullune 6. mees Jani Hiedanen ning Teemu Toivonen. Viimasel 18. rajal oli Hiedanenil võimalus läbida rada birdiga, ent eksis soomlane lähilöögil ning jättis ukse konkurentidele valla. Selle võimaluse kasutas väga oskuslikult ära Teemu Toivonen, kes olles enne viimast rada Hiedaneniga viigis, läbis raja sammuti 4 löögiga ehk siis rajaparriga ning enne viimase grupi saabumist oli suhteliselt selge, et võitja väljaselgitamiseks läheb vaja Hiedaneni ja Toivoneni vahel 18. raja ümbermängimist. Nii ka läks. Viimases grupis keegi meestest suurüllatust valmistada ei suutnud ning kolmikust Martin Palm, Johannes Tiiderichs, Egeti Liiv lõpetas parimal kohal Palm, saades lõppkokkuvõttes 3. koha. Esimene play-off Hiedaneni ja Toivoneni vahel mingisugust selgust ei toonud, mõlemad mehed läbisid raja taas pariga ning ees ootas teine ümbermängimine. Aga tõesti, et esimene ümbermängimine meile siis võitjat välja ei selgitanud ja läheb siis teine ümbermängimine selliselt, et nagu me näeme, Toivonen on teinud oma elu ikka väga raskeks, et esimene löök on läinud suure rohu sisse. Jah, esimene löök läks raffi ehk siis kõrge rohu sisse, kuid vaatame nüüd sealt, kuidas ta ära päästab selle. Ja pall kukub sinna kriini ääre peale, nii et sugugi mitte paha seis ja võib öelda, et päästis oma olukorra ära, et
väga hästi päästis ennast sealt välja, aga nüüd näeme, millega vastab Jani Hiedanen, et mehed on 2 korda juba 18. rada läbinud, mõlemad korrad pariga selle läbi teinud, tundub, et võitmiseks on vaja siin ka spördit või kellegi poolt totaalselt ebaõnnestumist. Aga kui nüüd see pall peaks kukkuma greeni peale Jani Hiedanenil ja vaatame, nii see ka on, pall kukub greenile, see tähendab seda, et tegelikult Hiedanenil on siin nüüd väikene eelis, et ikkagi greeni pealt on lihtsam seda palli sinna auku ära lüüa. No selgelt paremas seisus hetkel Hiedanen on, me näeme, ta on greeni peale oma palli löönud. Aga samas, kui me vaatame, et need pallid on mõlemad ikkagi august täpselt ühe kaugusel, siis ei ole Toivonenil ka seis sugugi paha ja ma usun, et siin tuleb veel päris põnev lõpp. Ja Toivonen on tegemas siis oma sooritust ja uskumatu! Kas me nägime praegu Estonian Amateur Openi võidulööki, igal juhul Teemu Toivonen sealt fairway ja greeni ääre pealt ongi teinud siis imelise löögi ja täpselt chippas ilusti selle sisse ära sealt fairway pealt ja greeni peale ta tuli mitte lihtsalt, vaid lõi ka sisse ära ja 3 sees birdie Toivonenilt teisel ümbermängimisel. Aga Jani Hiedanenil on tegelikult nüüd siis vaja näidata sama imelist lööki, et mehed isna võrdsed siin on ja täna on väga võrdselt mänginud, et esimene ümber mängimine teatavasti võitjat välja selgitanud ja nüüd siis Hiedaneni löök ei lähe auku, nii et Teemu Toivonen tõepoolest on Estonian Amateur Open 2012 võitja. No suurepärase löögiga Toivonen siin selle võidu sai ja Hiedanen läheb, võtab mütsi peast ja soovib võitjale õnne. Tõepoolest, soomlased tegid siis selle Estonian Amateur Open 2012 võistluse ülipõnevaks ja Teemu Toivonen üliõnnelikult viskab ka selle võidupalli publiku sisse ja ma usun, et seda võidulööki võiks korrata vist lõpmatuseni, sest tõeliselt ilus lõpp sellele võistlusele. Suurepärane chippamine ja see tõi siis Toivonenile esimese suurema amatöörturniiri võidu. Aga heidame siis ka kiire pilgu lõpuprotokollile, kui Teemu Toivonen ja Jani Hiedanen olid 2 esimest, siis edasi juba eestimees. Jah, edasi tuli Martin Palm, kes jäi 3., 4. jäeti siis sakslane Johannes Diederichs, kes alustas viimast päeva liidrina. 5. kohalt leiame Egeti Liiv, kes siis oli 2. viimase päeva ees ja 6. kohal oli selline üllatusmees nagu Atte Rauhala, kes siis alustas viimast võistluspäeva 33. kohalt, ent tõusis lausa 6. Jah, et kui esimesel võistluspäeval tegi ta 90 lööki, siis teisel ainult 72, nii et tegelikult ta teisel päeval tegi isegi parema tulemuse kui Toivonen ja Hiedanen, nii et üks üllatusmees seal oli, aga Aki-Jussi Suoniemi tõusis 20. kohalt 7. ja Roberts Eichmannis, parim lätlane, siis jagamas 7. kohta koos Suoniemiga. Jah, edasi tuli siis Robert Pärna ning Kari Lehto lõpetas esikümne. Ja edasi veel siis 21 lööki üle parri, tasub mainida ka Robin Salmi ja Erko Täht, kes tegelikult ka kahtlemata väga tubli tulemuse tegid. Tuntud korvpallitreeneri Indrek Visnapuu võisime aga leida 25. realt. Aga läheme ja vestleme siis natukene nüüd võitja Teemu Toivoneniga. Teemu, congratulations on your victory. Must be a good feeling. Yeah, absolutely. It was my first big win in amateur competition, so it feels very good actually. So amazing last shot, so I guess you feel really good right now. Yeah, absolutely. Actually, I have chipped really good during this tournament, so I just thinking that now this is the moment to make it. And I made it, so that feels awesome. Aga tänast saadet jäävadki lõpetama siis meeleolukad kaadrid siit autasustamiselt. Meie aga soovime kõikidele võitjatele õnne ja täname kõiki vaatajaid, kes olid siis selle tunni meiega. Varsti kohtume juba teiega uuesti, sest toimumas on Eesti meistrivõistlused. Seniks aga peatse kohtumiseni.